Tere, kallid vaatajad! Sellel ilusal päeval, suurepärase ilmaga saime enda kasutusse korraks DJI Matrice 4T droonikese proovimiseks. 4T on siis ja Matrice on ilmselt neist kõige väiksem. Neid on 2 versioonid. 4T on termokaameraga ja 4E oli vist on rohkem keskendunud öö pimedas filmimisele. Tal ei ole termokat, aga ta on päris tundliku sensoriga kaamera, millega saab siis päris pimedas filmida. Esimene mulje kätte võtta ilma akuta on ta ülikerge, et ma pole sellega päris ausalt mitte ühtegi korda veel lennanud. Selles mõttes kõik, mis te siin hakkate nägema, see ongi niimoodi, otse torust. Pult on RC Plus 2. Visuaalselt peaaegu samasugune, ees on tal nüüd antennid seal sees. Vanasti olid siis mingisugused pordid, erinevad USB-d, osa on viidud siia ja HDMI ja teine USB on nagu nurkadesse läinud. Muus osas on täpselt samasugune, natukene oli vist väiksem ekraan. Pult on samamoodi, taga saab panna lisaaku VB37. Siia käivad nüüd ja siia üles on juba by default olemas täiesti kohad 4G dongli jaoks või 5G võib-olla ka. See oli vist väikese kuumaksuga kasutamine. Aga mõte on siis see, et kui sa lendad, mida Eestis ei tohi teha loomulikult, kui sa lendad natuke kaugemale ja leviga hakkab probleem olema, siis ta läheb 4G peale üle ja siis saad juhtida ja lennata edasi. Et siit vaadata ekraani, tal on ikka päris palju erinevaid asju, termokaamerad, telekaamerad, tavaline lainurkkaamera ja siis oli minu meelest üks vahepealne kaamera ka. Lisaks all on see laser rangefinder, eks kuni peaaegu 2 kilomeetri kaugusele ta tulistab, saad väga täpselt koordinaadid teada ja kaugus. Leiad mingi objekti või punkti, paned selle laseriga sinna otsa ja siis ta annab sulle täpselt koordinaadid tagasi. Väga vajalik tsiviiltarbes asi. Lisaks nagu neil kõigil tänapäeval, isegi DJI Neol on sisse ehitatud terve hunnik AI-sid, ehk siis ta oskab tuvastada objekti. Autod, inimesed, laevad, midagi veel olulist. Päris palju sensorid endal ümberringi, ehk siis ta oskab vaadata nüüd ja tunnetada, mis tal ümberringi toimub. Lisaks üleval on see muhk siis RTK antenn, ehk siis saab ülitäpset positsioneerimist teha ja salvestada infot foto geolokeerimise puhul sentimeetri täpsusega või isegi nagu parem. Üleval ja all on laiend pordid, saab erinevaid, näiteks üles saab panna pisikese prožektori, mis koos kaameraga vaatab üles alla. Saab panna ka lälleri, et siit otse saad niimoodi karjuda, et vanaema, tule koju. Ja siis ta muidu tipa-tapa kohe jalutab. Proovime esimese asjana, vaatame, mis selle silla inspekteerimisega lood on. Sest et see oli asi, mis nad väga palju ja väga põhjalikult reklaamisid ise. Mis meil karta on võõras droon ikkagi, eks ju, kindlustus peal. Ma ikka päris loodan ausalt öeldes, et see asi et see asi saab aru, mis ta teeb. Vesi. Ütleme niimoodi, et oi. Aga tundub, et kui lennata bussist silla alla, siis võib droonist ilma jääda. Okei, ärme siis päris lolliks lähe. Not gonna lie, korraks oli väike vidin käis läbi. Ma Smart Tracki panin sisse, siis on kohe näha inimene, auto, veel üks auto, päris korralik hunnik. Vajutan talle peale, siis ta ise zoomib sisse ja siis ta hakkab seda trackima. Ja näiteks nüüd ma lihtsalt, ja läks ära. Tundub, et nende tarkade funktsioonide jaoks ta ise hakkab autofookust kasutama. What? Ma mäletan, et päris esimene 350, Matrice 350 oli samamoodi natuke toores. Tundub, et kuna meil on nii paks udu, siis see range meeter praegult ei tööta hästi. Ja küll, zoomiga on kõik selge, et natuke see udu segab. Proovime termokaamerat. Ja autosid on siit ikka päris korralikult näha. Kui me oleme zoomi peale tagasi korraks, siis see on auto, niimoodi.
lendasin natuke eemale 300 meetri kaugused, kõik autod, pood on ilusti nähtavad. Proovin iseenesest pulli pärast korraks autost välja minna. Vaatame, kas ma näen ennast. Ja kohe üliselgelt on näha ekraani peal siuke eretäpp ja meil distants on praegu 300 meetrit. Lennuaega lubatakse tal üle poole tunni, oli vist 40 minutit. See funktsioon, mis tuli alguses, et saab vaadata külje või tahavaate kaameraid, see on ka siin. Ja see on juba päris heas kvaliteedis, et väidetavalt seda saab isegi öösel kasutada. Tahavaate kaamera, see on ju. Alla saab ka vaadata, vanasti siukest asja on. Levi sakib, aga... Bled. Mine perse, ütleme nii, et mõne teise drooniga ma siukest asja endale ei lubaks. Kuna see ei ole minu droon, päris muljet avaldav, ütleme nii. Sellel on uus videolingisüsteem O4 Enterprise, kui ma ei eksi, on selle nimetus, mis peaks levima veel paremini, veel kaugemale ja veel penetreerima kõigest, millest ainult saab. Ilmselt saab nüüd antenni vahetada, nagu näiteks Inspire 3 või Matrice 30 saab siia panna paneelantenni asemel näiteks autokatusele. Päris tugev boost kauguse osas, et ma arvan, et sellega saab ka. Et selline üldine lennutunnetus on õudselt lahe. Ta on väga ennustatav, väga konkreetne. Natuke nagu tunneks ise ära, mis sa tahad teha ja siis veidike aitab siin. Plõnks. Loodame, et sellest videost on kellegi abi. See ei ole üldsegi mingisugune tehniline tutvustus, pigem üldine emotsiooni. Et kuidas tundub, mitte see, et mitu pikslit kaamera on mingisugust. Loodame abi. Järgmist korda. Tšau!